tere! Käes on saatuslik osa, kus me saame teada, kes on meie tulevased finalistid. Meie saatesse on alles jäänud mesilaste vahendaja Jaanus, rahulik pereema Olga, automehaanik Mirgo ning müstiline Ivan. Tänases saates, nagu ka eelmistes, lahendavad meie uduselt nägijad 2 kaela murdvat ülesannet. Nagu kord ja kohus lahkub ka täna meie saatest 1 uduselt nägija. Pinged on laes, sest kaalul on finaalikohad. Alustamegi siis meie järgmise müstilise episoodiga. Meie esimene tuleproov on keeruline nii uduselt nägijatele kui ka teravalt nägijatele. Uduselt nägijate ülesandeks on leida ühest heinaküünist peegel. Neil on selleks aega täpselt 30 minutit. Esimesena kutsume ülesannet lahendama Olga. Uduselt nägija Olga, kui oled valmis, siis pane maja tööle ja sa võid alustada. Paar minutit on nüüd möödas. Kuidas otsing edeneb? Ma siin ei tunneta konkreetselt midagi, aga mul natuke tõmbab sinna poole. Teil on aega järel vaid 10 minutit. Kas tunnete, et olete peeglile juba lähemal? Jaa, ma arvan, et see peegel jääb kuskile sinna. Kas on teie lõplik vastus? On küll, jah. Suur tänu, Olga. Järgmisena tuleb ülesannet lahendama uduselt nägija Jaanus. No tere, Jaanus! Kuidas enesetunne on? Kas tunned ennast kindlalt enne finaali? Tunnen end väga enesekindlalt, aitäh küsimust. Kuidas nii? Mesilased, sain neilt teatajaid finaali saama kohe kindlasti. No peale tänast saame teada, kas mesilastel oli õigus. Kui oled valmis, paneme aja käima ja sa võid alustada. Jaanus, kuidas te selle peeglini jõudsite? Eks ikka mesilaste abil. Nemad teadsid, kus see on ja juhatasid mind selleni. Imetlusväärne, teil jäi 10 minutit üle ka. Õnnitlused. Järgmisena ootame siia juba Ivani. Tere, Ivan! Ülesanne on sulle teada ja kui oled valmis, siis paneme aja käima. Teil on aega kulunud 10 minutit. Kuidas teie peegliotsing läheb? Ivan, te leidsite peegli ja aega on veel ülegi. Väga muljet avaldav. Ja viimase osalejana ootame siia Mirgot. Mirgo, me paneme su aja käima kohe, kui oled valmis. Mirgo, sul on aega kulunud 15 minutit. Kuidas sa ennast tunned? Kas tunned, et oled peeglile lähedal? Jaa, ma tunnen ennast väga enesekindlalt ja ma arvan, et ma leian peegli. Mirgo, teie aeg on nüüd otsas. Kas oskad öelda, kus peegel asub?
ma kahjuks peeglit päris üles leidnud, aga ma arvan, et see jääb kuskile sinnapoole. Ja meie esimene ülesanne ongi läbi. Teiegi, televaataja, nägite, kuidas uuduselt nägijatel läks. Käime nüüd kiirel reklaamipausil ja peale seda näetegi meie viimast ülesannet enne finaali. Kui sulle teeb muret oma ettevõtte efektiivsus, tootlikkus või kasumlikkus, siis võta ühendust Opstar Profitiga. Opstar Profit ühendab strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivse tegutsemise. Opstar Profiti abiga saavutad efektiivse, hästi organiseeritud töökorralduse ning edukalt toimivad protsessid. Kõik see tagab kliendi rahulolu, tootlikkuse, tulemuslikkuse ja tõenäolisemalt ka kasumlikkuse. Tahad veelgi enam teada, siis külasta veebilehte www.opstarprofit.ee. Opstar Profit. Always better than before. Tere jälle! Olemegi reklaamipausid tagasi ja täiesti valmis meie viimaseks tuleprooviks, mis määrab ka siis meie tulevased finalistid. Uudused nägijad peavad meie otsustava ülesandena kirjeldama siin ümbrikus pildil olevat inimest. Nad kirjeldavad seda inimest nii kaua ja nii pikalt, kui nad vähegi suudavad ja samuti peavad nad siis ütlema meile, millega see inimene leiba teenib. Samuti on meie tuleproovil ka pealtvaataja, kes kommenteerib uduselt nägijate sooritusi. Kuna pinged on niivõrd laes ja kannatamatult tahaks juba teada, kes on meie finalistid, siis ärme raiskage enam rohkem aega ja asume oma ülesande kallale. Olga, oleme sind valmis kuulama, nii et võid meile kohe seda inimest kirjeldama hakata. Esimese asjana ma tunnetan, et ta tegeleb arstindusega. Täpsemalt ma tunnen, et ta tegeleb just silmadega, siis ma eeldan, et ta on silmaarst. Issand, ütleski ära. Välimuse kohta oskan öelda, et ta on hästi pikk. Sale ja siuke sihvakas. Ja peenike. Ja on peenike on tõesti. Blondid juuksed, isegi siuksed väga heledad, valged võib-olla isegi. Ja silmad on rohelised. Ja see vist on isegi kõik, mis ma praegu öelda oskan. No, algus oli palju tõotav. Aitäh sulle, Olga, ja järgmisena ootame siia Jaanust. Minu ees seisab noor naine, tal on pruunid silmad. Noor on tõesti, aga pruuni silmi tal ei ole kahjuks. Pruunid juuksed umbes õlgadeni. Ta on keskmise kehaehitusega ja mesilased ütlesid veel mulle, et ta töötab igapäevaselt haiglas. No see on natuke juba läheb õigesti. Ja see on kõik. Suur tänu meiega vestlemast ja varsti ootame siia juba järgmist uduselt nägijat. Oleks saanud paremini, ma ütlen. Tere, Ivan! Loodan, et sa oled praegu natuke jutukam kui muidu ja räägid siis meile sellest inimesest pildil. Siin pildil on naine. Tal on pruunid juuksed, õlgadest natuke pikemad, poole seljani, kuskil seal maal. Tema läheb väga hästi praegu, issand. Ta on pigem lühikest kasvu ja sportlik. Ma tunnen, et ta tegeleb tavaliselt keemiaga, õpetab seda. Aitäh, Ivan! Ja kohe astub meie ette siis meie viimane uudused nägija, kellest sõltuvad finaalis osalejad. Olen valmis sind kuulama. Ma näen, et see inimene töötab arstinduses.
on minu nägemise järgi äkki silmast. Siis tal on veel pruunid juuksed, sinised silmad. Ta on üpris lühike. Ja peenike ka. Ja see on kõik. issand, tema täiesti õigesti ütles. Võimas. Suurepärane, Mirko, sul läks kõik täppi. Nüüd ongi aeg meie kohtunikele langetada otsus ja saame teada, kes pääsevad finaali. Austatud vaatajad, täna me istume siin laua taga ja oleme valmis võtma ette seni meie kõige raskemat otsust. Me peame otsustama, kes saavad finaali. Seda rasket otsust aitab jätkuvalt vastu võtta Kadri Puu, kes on teinud siiani väga õiget ja ausat tööd, valides meie edasisaajaid ja väljalangejaid. Ärme viida rohkem aega ja asumegi siis otsustamise kallale ning saame teada, kes pääsevad finaali. Kallid televaatajad, minu käes seisab saatuslik ümbrik, milles on meie tänase väljalangeja nimi. See tähendab seda, et kõik, kes täna finaali jõuavad, on võidust ainult ühe sammu kaugusel. Finaali saavad kahjuks ainult 3 uuduselt nägijat. Kallid televaatajad, tänane väljalangeja on meile kõigile juba kalliks saanud pereema Olga. Mul on väga kahju. Ta on meile endi oma võimeid näitanud, kuid sellest kahjuks ei piisanud. Taaskord on meie episood jõudnud lõpule. Järgmine osa on juba finaal, kus selgub Eesti esimene uduselt nägija. Näeme finaalis!